Kehtna Kutsehariduskeskuse 8. A-klass alustab oma tunniga. Tegemist on sama klassiga, kellega koos me salvestasime Eesti Laulu võidulaulu sõnade rida-realt ja sõna-sõnalt. Tõlgenduse see läks meil ülirõõmustaval kombel viraalseks, nii ütleme siis, kui asju on vaadanud väga paljud tuhanded inimesed. Võin kohe aegsasti öelda, et me kavatseme minna viraalseks ka tänase teemaga sel lihtsal põhjusel, et meie peakangelaseks on täna Tammsaare. Kuna 8. klassis meie koolis on õpilane vanus 28, õpilane vanus, daamidest ei räägita, ütleme, et 40 kanti daamide vanusega. Kuna ma väga daam ei ole, siis enda kohta võin öelda 57 saan 2 nädala pärast. Ja tänu sellele ma tean, kui palju läheb aega selleks, et sinu jaoks muutuks päriselt Tammsaare selleks, kes tõlgib sulle sind ennast, selleks, kes näeb lausa röntgenina eestlase olemusest läbi. Ma suunasin kaamera meie tänase tunni salvestuseks, sellepärast ka projektorisse sinna ekraanile küsis minu käest õpilane siin äsja, kuidas leida minu telefoninumbrit. Niisugune otsing on oluline ja ma väga hea meelega oma õppematerjalide jälgijatele näitan, kui lihtne see on. Sest kui teinekord on küsimusi, kas tohib minu õppematerjale kasutada, kas tohib tulla meie tundi vabakuulajaks. Praegu võin küll juba öelda, et võib, peab. Aga et ei tekiks vajadust minuga infot vahetada läbi Haridusministeeriumi. Mina olen siin. Ja nüüd me vaatame, kuidas leitakse üles inimese telefoninumber. Kui sul juhtub olema Facebook ja kui juhuslikult Meta ei ole maas, Musk ei ole saatnud sinna kolle kallale, Tesla kollid Meta kallal, siis astud sina sisse seesugusesse kohta nagu Facebook. Kuna mul on absoluutselt lahtine konto, see tähendab seda, et minu kontole pääseb sisse eranditult iga inimene. Kõik, mida mina postitan, see on avalik. Ja nüüd sa tahad teada Murutari telefoninumbrit. Murutar on avalik naine. Kui Murutari puhul tekib küsimusi ja kahtlusi, kas tema äkki mitte midagi valesti ei tee, siis näete, astute klõpsti. Teave räägib, et Murutar on vallaline, aga selle vea saab parandada helistades numbri 51 077 09. Nii sa naerad, sa oled naise mees. Ja siis oletame, et sa ei taha, ei tohi tulla läbi Facebooki, et sa ei ole Meta klient või on Musk jälle Zuckerbergile ära teinud. Siis sa astud keskkonda pealkirjaga Google ja Google'is ütled sa võlusõnad Kati Murutar. Me saame siit mu kätte nüüd Vikipeedias. Vaatame, mis ta ütleb mu kontaktiks siin. Kati Murutar, lapsed, oi, kontakt. Nii, palun, sa ei saa kuhugi isegi minna siin selles Google'is.
sul ei ole vaja minna tasulisse keskkonda, sul ei ole vaja üldse kuhugi minna, sellepärast et Murutari mutt tegutseb 3 ettevõttes ja tema telefon, on siin. Vajutad siia peale, saad ikka 51 077 09. Nüüd, kui sa tahad näha, missugused õppematerjalid on need, mida salvestatakse siin klassiruumis, täpselt siia sellesse keskkonda. Minu nimi. Lähete YouTube'is minu nime järgi ja saavutate siin playlisti. Viimased on siis, nagu te näete, Killer Shakespeare, Hingeparvet supipotis, Kas ma Eestit unes nägin, Sitt seis, üks õpilane pani pealkirja, mina ei tea midagi. Ja siis viraalseks läinud 5- puuluup, mille me sama seltskonnaga eelmisel korral salvestasime. Mis me näeme? Meil on siin nüüd siis tekkinud vaatajaid. Laike on nii vähe, aga vaatajaid on 3600. Ma tunnen ennast nagu Sadguru. No nii. Jätan iseenda, ei jäänud ilus kaader, edepanen ka. Vaatame mõne ilusama upsi teisi, siin oli hästi üllatunud näoga. See jääb mulle endale taustaks. Ja tänane teema on sel põhjus. Tunne ennast lõbustatult. Tead, mis juhtub sinuga, kui sa naerad? Sinu organism toodab looduslikku C-vitamiini. Protsess näeb välja seesugune, et inimeses naermise ajal tekib endorfiin, naudingu ensüüm, ferment ja siis see tekitab su enda organismist C-vitamiini sünteesi. Nii et mida rohkem siin ruumis naerdakse, seda parem see tervisele on. Päriselt nii lihtne. Inimene on geniaalselt üles ehitatud loomake. Miks me täna asume niisuguse superstaari juurde, nagu seda on Anton Hansen Tammsaare, sellepärast, et äsja on jälle välja tulnud uus film tema teoste ainetel, sellepärast, et meie ruumis olevad inimesed on piisavalt nägenud, kogenud, tegenud, et Tammsaare teenetele pihta saada. Ja peale selle me ikkagi oleme need tublid ka, kes ikkagi peavad kinni õppekavast, kohustuslikust kirjandusest, kooliprogrammidest. Me teeme seda omal moel, oma materjalide abil. Ja eesmärk on hästi lihtne. Me peame tahtma siia ruumi tulla, me peame tahtma neid tekste läbi enda lasta ja me peame tahtma kaasa mõelda ja seda mõtlemist kirjutada oma enda tekstideks. Siit ruumist on võrsunud meil essee-konkursside võitjaid, nüüd juba täitsa mitmeid. Siit ruumist on alanud muusikavideode loomine ja oma raamatute kirjutamine. Teie proua seal parempoolses reas ei ole esimene. So sorry. See klass on nakkuslikult kirjanduslik. Aga ma võin teile öelda, et isegi kui te ei tea, teie DNA-s, teie geenidesse on kuidagi moodi läinud sisse see Tammsaare, see Koidula, see Eduard Vilde, ka siis, kui te ei tea, kust kohast üks või teine lause on pärit, kui te ei tea, mis asju nad kirjutanud on, millistest teostest on filmid tehtud, see läheb rakkude sisse. Lisandra, ma hammustan sind.
ma keskendun, ma pühendun sinule ja sina võrgutad pinginaabrit. Ma solvun ära niimoodi sügavalt ja räägin pinginaabri naisele kõik ära. I mean it. Mis juhtus Tammsaarega varasematel aegadel, pandi õppekavasse liiga vara. Ehk siis teame väga hästi, et kui sind kohustatakse tegema asja, mis sind ei kõneta, mille jaoks sa oled liiga noor ja kogenematu, siis see muutub sulle vastikuks, tekib tõrge. Mina kui hästi tubli tüdruk ja selle tõttu kooli kiusamise ohver, meie ajal ei olnud kombeks olla tubli, seda karistati. Mina lugesin kooli ajal ka kõike midagi hästi, lugesin hästi ja aru ei saanud mitte midagi. Sest ma ei olnud kogenud. Minu geenidesse ja DNA-sse saabus Tammsaare kõrboja peremehe abi ka ja mitte raamatuna, vaid just filmina. Seal Katku Villut mängis väga-väga noor Lembit Peterson, kes on Eesti teatriloo üks vägevamaid, üks erilisemaid ja võimsamaid kujusid. Teatri Vaarius asutaja, mitmete ülikõvade näitlejate nii isa füüsiliselt kui õpetaja. Siis mängis talle paariliiseks kõrboja Annat Kaie Mihkelson. Kaie Mihkelsoni üks enim korratud käiatud rolle on filmis Kesk ja rõõmud vanatüdruk, kes raamatukogus töötades elab Jeanne d'Arci legendile. Ma olen täiesti nõus olema samasugune veidrik, kui on vaja korrata, tõestada, veenda, sugereerida, et meie oma Liidia Koidula oli geniaalne fenomen, kelle eesti keelt me praegu räägime. Las ma olen siis samasugune naljakas. Ja Katku Villu isa mängis vana hea Jüri Järvet. Miks mulle läks see kõrboja peremees nii kangesti hinge oli sellepärast, et tegemist on lapsepõlve armastuslooga. Villu ja Anna olid lapsest saadik paar, lastena mängides kaotas Villu silma, sest Anna käes oli puuroigas. Aga Villu ei rääkinud seda Annale, et nii see juhtus. Sinna otsa oli siis dünamiidi äpardus, nii et ta kaotas käe. Suure osa sõrmedest ja täpselt nii nagu Oskar Lutsu 4-osalises eluloo suurteoses Kevad, suvi, sügis, talve. Et samamoodi nagu Raja Teele palus ise endale Tootsi meheks, eelkõige pakuksin ma ise ennast. Sama tegi kõrboja Anna, kaunis, jõukas, palus endale oma Villut meheks ja seepeale Villu vaesekene, tundes end piisamatuna, lasi maha. Jüri Järveti kommentaar isa rollis selle kohta oli tema elu ainus mehetegu. Ma ilmselt nägin seda filmi Pärnu kinos Kiir. Ja ma mäletan selle filmi lõhnu. See on üks seletamatu fenomen, et need nähtavad lõhnad nagu Leida Laiuse Uku-Aru filmis, kus sa akslit mängimas nähes, sa tunned seda maastiku lõhna, seda lõõtspilli naksuvate nahkade aroomi. See on päris suur müstika. Teise laksu Tammsaare käest sain mina, ütleme nii, et siis süst või vaktsiin, sain ma ülikooli alguses, kui Vanemuise teatris Lembite Eelmäe kehastuses tema partneriks Kerstin Eem, lavastaja Jaan Tooming, lavastus
teda põrgupõhja uus vanapagan. Hämmastaval kombel tegemist on tegelikult vana filosoofilise ja väga religioosse Tammsaare materjaliga, mille näitlejad mängisid nii värskeks, nii sisendavaks, et õndsaks saama tulnud vanapaganad kavalants ka seal vanu higi haua äärel ei jätnud rahule. Nii me üksteisega teeme. Minu kõige värskem Tammsaarega taas kohtumine oli 24. veebruaril ehk siis Eesti Vabariigi sünnipäeval Tallinna kinos Solaris, Solarise Apollos täpsemalt, kus ma vaatasin äsja välja tulnud filmi Elu ja armastus peaosas Mait Malmsteniga. Natuke aega tagasi, mõne aasta eest tuli ju terve esimene köide, Tõde ja õigus. Priitude kogupauk selles mõttes, et Priit Loog ja Priit Võigemast, Rapla poiss ja Pärnu poiss tegivad ära. Selle uue filmi puhul on mul 3 vingumist, ikkagi õige eestlane. Esimene vingumine on see, et stsenaristina Martin Algus kirjutas välja minu kõige lemmikuuma tegelaskuju, kõige käivitavama võtmeliini. Kust ma seda tean? Aga sellepärast, et eelmisel sajandil, kui ma veel aastate poolest noor olin, oli Eesti Televisioonis sellesama Tammsaare teose Rudolf ja Irma telelavastus. Seal mängis Rudolfit Evald Hermaküla, Irmat mängis Elle Kull ja oli selle lummava armastusloo käivitav tegelane Rudolfi eluaegne sõber naissoost. Mängis teda Ines Aru ja see tegelane oli nii võimas. Ma olin väga noor, kui ma seda telelavastust nägin. See tegelane oli olnud Rudolfi esimene armastus. Kuna Rudolfil oli vaja tingimata järjest uusi, siis jäi ja sai see tegelaskuju tema eluaegseks sõbraks, kes lipsas sellepärast Rudolf ikka trükitöösturist suurkapitalisti majja, mitte selleks, et voodit jagada, vaid selleks, et ära kuulata üksteist. Üks pöördeline stseen nii raamatus kui telelavastuses on olnud see, kui Irma jõulukuuse all lambanaha peal palub Rudolfit, et Rudolf teeks ta emaks. Sealt algas katastroof. Hiljem siis selgitas sõbranna Ines Aru kehastuses, et Rudolf ei saa lapsi. Aga katastroof algas sellepärast, et sealt pööras Rudolf tagasi oma hoorjäägri mentaliteedi juurde. Hakkas aga järjest Irmat petma sellega pidevalt vahele jäädes, nagu te mehed alati jääte. Ärge isegi lootke, et ei jää. Ja see tegelaskuju päriselt Tammsaarel päästis ära Eedi. Irmal oli ka lapsepõlve armastus, ka Tammsaarel nagu Murutaril või Kivirähal või Remarkil järjest korduvad ikkagi paratamatult mingid motiivid, mida on vaja veel ja veel endast seest välja puhtaks kirjutada. Ka seal on niisugune katkuvillu erim ehk siis Eedi, kes võtab parema puudusel omale säästunaise ehk siis Irma sõbratari ja saab temaga poja ja tapab truudusetu Rudolfi ära. Tegelikult Tammsaarel päästis selle Eedi just seesama naine, kelle Martin Algus
välja jättis. Ja pärast siis lõpeb muuseas üliägedalt just see filmiversioon, see meenutab väga Virginia Woolfist kõnelevat filmi Nicole Kidmaniga peaosas. Istub Irma pärast sõda nüüd juba jõe ääres mehaanilisel kirjutusmasinal tipib ja Eedi tuleb sõjast. Vanatüdruk Irma seal, õnnelik perekond seal, kõik kordub. Me vaatame, ja miks ma veel solvusin, sest film peab natukene naiivseks, see uus film peab natukene naiivseks meie televaatajad või teie hakkate seda nägema teles, sest kinno ei lähe, ma tean ju. Aga kinno minnes ka teile näidatakse 11 korda kärbest, kes jääb kinni kärbse lindi külge, teile näidatakse 7 erinevat versiooni verekaane purgis, ruudi peal, Irma naha peal, põrandal kildude seas. Kas kõik said aru sellest kujundist? Ikka saite aru, või me näitame teile 8 kord veel. Ei lähe õelaks, palun, jah. Läheb hoopis teksti vaatama. Nagu meie materjalidega ikka, on sellesse õppematerjali kokku punutud Tammsaare kui niisugune. Selles mõttes, et ta ei kõnele otseselt ühestki eraldiseisvast teosest, vaid sellest, miks Tammsaare meie jaoks nii tähtis on ja mispärast oleks mõistlik sobivas eas, omas tempos, jõuda tema täiesteni ükskõik kas filmina või siis täitsa kohe raamatuna. Meil kõigepealt on siin missioon panna puuduvad kirjavahemärgid, ühendada kokku lahkud ja vastata lõpus olevatele küsimustele, millele vastab 90% inimestest 3 kriipsuga. Sel lihtsal põhjusel, et mitte midagi öelda ei ole. See ei olnud kriitika, see oli fakt. Sest küsimused, nagu te näete, on, milliseid Tammsaare teoseid oled lugenud? Kriips, ma ju ütlesin, selgelt nägija teie teenistuses. Teiseks, missuguseid Tammsaare ainetel filme oled näinud? Kriips, ma ju ütlesin, Bitva ekstrasentsov, победена. Kolmandaks, kuidas on teisenenud sinu suhtumine Tammsaare tekstidesse küpsedes, mille poolest erineb sinu ja eelmiste põlvkondade arusaamine klassiku sõnumist. Kui ei ole lugenud, kui ei ole näinud, siis võta lihtsalt teadmiseks, et sa nagunii kasutad aeg-ajalt samu väljendeid, mida Tammsaare, sa kasutad sageli sama loogikat ja samu mõttekäike, mis pärinevad Eduard Vildelt. Sinu sees on Vilde Vesipruul ja Tatikas. Ühel õhtul siin just oli uus käsitlus noorte Eesti artistide soorituses kuulsuse narrid. Nunnu oli. Ja ühtlasi ükskõik, kas sa oled käinud koolis 7 või 70 talve, igal juhul sinu DNA-s, sinu geenides elab see Tammsaare siis ka, kui sa ei tea, kuidas ta sinna sai. Ma ju ei lugenud, ma ju ei vaadanud ja nüüd siis selline lugu ikka tean. Nii on. Eks see juhtub siin ruumis ka, et sa siin kümbled selles materjalis, sa võtkid vastu, sa arvad, et miski ei jää külge, ma heidan ka mõni päev meelt. Ja ühel päeval selgub, et oma 50. sünnipäeva lauakõnes ütled sa, et aga vaata seal Kehtnas juhtus midagi mu elu edasise kulgemise jaoks olulist. Me ei tea, kui see juhtub. Egas mina ju ka neid esmaseid Tuglaseid ja algseid Hemingwaysid lugedes ei teadnud, et see ongi sinu vaimne elulugu.
need asjad juhtuvad palju lihtsamalt, kui me kardame. Tammsaare järel pealkirjas me paneme sidekriipsu, sest see on suhteliselt pika hingamise pausiga pealkiri. Tammsaare mõttekriips, eestlaste püha motivatsiooni põlistaja ja me ühegi pealkirja otsa punkti ei lajata. Kui juhtub olema seal pealkirjas sul küsi või hüüumärk, selle paned, punkti ei pane. Anton Hansen on selle mehe päris nimi, perekonnanimi Hansen. Tal ei läinud nii hästi nagu Murutaril, et abiellus niisuguse perekonnanimega, et see ongi nagu kaubamärk, nagu kunstniku nimi. Tema võttis oma enda kodutalu nime oma kirjaniku nimeks, nii et see Tammsaare on tegelikult koha nimi, nii lihtne ongi. Ja tema, see koha nimi, on läbi sajandite kõige loetum eestikeelne üks sõna väikese tähega kirjanik. Tema teoseid on ka lavastusteks ja filmideks loodud määral koma, milleni isegi Kivirähal on pikk tee minna. Kivirähkiga, Kivirähuga on see lugu, et me kääname teda väga erineval moel. Me ei saa käänata veekoguga sarnaselt president Lennart Meri nime, et me ei ole meremerd mehed, me käänamegi merit merile. Aga Kivirähu, Kivirähki perekonnanimi tähendab eesti keeles tänases moodsas killustik või siis see peenem versioon killustikust ehk siis sõelmed. Nii lihtne ongi. Pebbles inglise keeles. On pikk tee minna kirjandusklassikuks. Kirjandusklassik, üks sõna. Saamise eeldus on üldrahvalik kokku, olulistel teemadel kirjutamine, sedavõrd, üks sõna, paljusid rahvakihte, üks sõna, koma, teemasid ja valusid kirjeldades, koma, et iga lugeja tunneb ennast ära. Minu jaoks antud Tammsaare saaga on kaheraudselt tähtis. See on mu esimene õppematerjal, mille ma üldse õpetajaks saades kirjutasin. Seda esiteks ja teiseks siit vallandus minu kiindumus mitmetähenduslike sõnade vastu. Mul on nüüd neid 3 aastaga kogunenud 11 lehekülge. Ja selles konkreetses tekstis on 36 mitmetähenduslikku sõna. Ka selles lauses siin oli muide. Ja mis ta siis oli? Sõna valusid kas või. Sa vaatad talle otsa, sina kui eestlane saad ise ka aru, et valu, pain, vool, selge. Aga ühtlasi valu on meil teatavasti ka see, kui vallatakse metalli, tina. Kuum valu, külm valu ja see on teine tähendus. Ehk siis, kui minuga midagi väga huvitavat ja imelikku juhtub ja ma lähen tegema doktorikraadi, mine sa tea, 90. sünnipäevaks võiks ju väikse vallatuse teha. Et siis minu teemaks saavadki olema need mitmetähenduslikud sõnad koos kogu semantika, semiootika, antropo taustaga, kuidas see on juhtunud. Et me oma pisikese keele oleme teinud lisaks kõigile eranditele, 14 käändele, kogu sellele jada-jadale. Lisaks me oleme siis teinud veel selle triki, et on lehekülgede kaupa mitmetähenduslikke sõnu. Welcome to Estonia. Mitte keegi seda keelt selgeks ei saa. Me ise ka. Palju õnne. Ja Tammsaare tõrge peaks olema üks sõna, aga me ei saa kirjutada üheks sõnaks kokku lausa.
päris nime, me paneme sinna vahele sidekriipsu. Tammsaare sidekriips tõrge ja töö tehtud. Pisikene kriips ja suur tegu. Saab olla tingitud sellest, et ta on kohustuslik ning suurmeistri, üks sõna, meistriklass, suurmeister. Suurmeistri lugusid peab lugema liiga noorena, kuni puudub kogemus ja isiklik seos, ei kõneta, sest see on vastandav vaid, mitte tähenduses ainult üksnes, vastandav vaid, selle ette käib, vaid peletab. Ja nüüd me paneme kooloni, sest järgnev etteheide Tammsaarele ja kooliprogrammide koostajale kirjeldab, mida siis täpsemalt teeb. Niisiis vaid peletab, paksud raamatud, pikad filosoofilised heietused, võõrad mured. Ja nüüd me paneme siia mõttekriipsu, sest see ei huvita, ei ole osa ülejäänud loetelust, vaid see on nüüd tagajärg pärast mõttekriipsu. Elukogemuse, üks sõna, lisandudes hakkab huvitama. Pruugib olla ise rutiinset füüsilist tööd rüganud ja mõistad, mida talusid paljude põlvkondade, üks sõna, talupojad kokku ning nende sulased ja hobused, mõttekriips, naistest rääkimata. Ju te saate aru, et talusid on üks Murutari lemmikpala, sest see on kahetähenduslik sõnast taluma ja sõnast talu kui majapidamise vorm. Omavahel öeldes ka järgmine lõik. Selles meisterlikult liigendatud tekstis algab mitmetähendusliku sõnaga. Saame teises vältes on siis sõnast saama, aga saame kolmandas vältes kirjapilt sinder sama on rahvus omastavas käändes saam, saami, saame mitmuse osastav. Eesti keel on õudne, on ju? Sellepärast ma teda nii väga armastangi. Saame oma hellitatuses aru, et poode, kust toitu ja riideid osta, hängida ja chillida päriselt ka üldse ei olnud. Kust on mitmetähenduslik? Hi. See niikuinii, kui me oleme ära taltsutanud mõned sõnad nii nagu hängida ja chillida, siis me täpselt niimoodi nagu hääldame, kirjutame ka. Me ei saaks üldse kirjutada sõna hängima A-ga, sest siis me saaksime kolmanda sõna hang. Üks hang on meil see, millega me hangume heina. Siis on meil lumehang ja siis, kui veel häng oleks ka hang, see on next level, seda jama me oma keelega ei tee. Hängida ääga. Toit kasvatati, rõivad õmmeldi ja kooti kodus. Selleks, et talus kui väikeses majandusüksuses kokku oleks rohkem tööjõudu, üks sõna. Kui me ei kirjutaks seda kokku, siis oleks tööl jõudu, aga talurahval oli vaja suurt peret, et tööjõudu, kui inimmasinaid rohkem oleks. Tööjõudu sünnitasid naised reeglina, tööjõudu ka, just, sünnitasid naised reeglina igal aastal järgmise lapse. Sünnitas lehm ka, sünnitas emme ka, mis tants igal aastal. Järglased karjatasid loomi alates sellest, kui kaela kandsid ja käisid koolis nii palju kui võimalik. Selles lauses on kahte moodi kui, see tingimuslik ajaline kui on komaga ja see teine kui on võrdlev ilma komata. Lasterikkus, mitte lapsed ei ole rikkad, vaid pered olid lastest rikkad, see tähendab lasterikkus, üks sõna tagas selle, et keegi neist tahtis ja suutis majapidamist, üks sõna edasi viia. Õrna kondiga kaunisinged
kaunis hinged kokku, läksid linna, mille kiusatused ja pahelisus rikkus nende hingerahu, üks sõna ja tervise. Siin on meil see rikkus, nagu ise näete, kahes tähenduses. Üks on bogatstva, prosperity ja teine on meil siis sõnast rikkuma ja nii see eesti keel sõidab. Tammsaare Tõe ja õiguse raamatu nime paneme jutumärkidesse ja eesti keeles jutumärgid algavad alt ja lõpevad üleval. Tõe ja õiguse erinevad osad kirjeldavad armastust ja abielu, üks sõna, moraali ja unistusi nii Vargamäel kui Tallinnas. Haiget said nii need, kes end vigaseks töötasid või sünnitasid, kui need, kes 25 aastaks Vene kroonusse võeti või lausa sõtta saadeti. Nii kui ka, see kui on ilma komata ja Vene on sellepärast väikese tähega, et ta on siin omadussõna tähenduses, mitte suhtumises ei ole asi. Pettunud olid isad, kelle pojad ei tahtnud nende eeskujul talu pidada ning õnnetud olid emad, kelle tütred läksid mehele minnes oma veimepakaga, veimepakk kokku, teistesse taludesse tööloomadeks kokku ja sünnitusmasinateks kokku, masinaliik, naine. Veimepakk on üks ilus ja kurb ese varasemates peredes, kui tüdruk sündis, siis isa meisterdas selle veimepaka, see oli seesugune ese, mille kirst, erineva suurusega kirst, mille sisse hakkas tüdruk siis koos oma ema, vanaema, kõigi oma naissugulastega, tädide ja õdedega hakkas, mine välja telefonist, aitäh, hakkas panema oma kaasavara, ise tehtud vööd, sokid, sukad, käterätikud, voodipesu, kampsunid. Ja siis, kui see tütarlaps oli valmis kasvanud ja kasvatatud, tõstsid tema isa ja vennad tema mehele minnes hobuvankrile või reele selle veimepaka kõpsti ja see tubli tööinimene sõitis teise tallu. Nüüd jäi siis emmel ainult palvetada, et poeg võtaks sama tubli naise, sest sul ei olnud reaalselt kedagi muud kui need kätepaarid. Tütar veimepakaga vasakule, pojad kroonu paremale. Sa eluaeg sünnitasid, kasvatasid, töötasid ja siis sa olid seal tühjas talus. Häppi-pappi ma ei või. Küll meil on ikka hästi. Meil on pesumasin ja asjad. Kes siin armastusest küsis? Nüüd tuleb koolon, sest nüüd me seletame, kuidas ei küsitud armastusest. Kes siin armastusest küsis? Koolon. Kui üks naine ei pidanud vastu, tuli teine võtta, mis siis, et pärast Krõõda surma Mari kosinud Andres põhjustas sellega Jussi enesetapu üks sõna. Lugu oli nii raamatus kui äsja valminud filmis lihtne. Juhtus see, et järjest tütreid sünnitanud Krõõt suutis viimaks sünnitada poja, aga seda noort Andrest sünnitades ta suri. Ja kuna sauna Jussi Mari käis hoidmas Krõõdast jäänud lapsi, siis lõpeks võttis Andres ta endale ja Jussike, Vargasoo Ussike poos ennast. Ühtlasi võttis Katk Mari ja Jussikese lapsed, nagu saatuse sõrm. Ma võin sulle anda
teise pliiatsi, siis sa ei pea roomama ja otsima järgmist. Mis meil siis on olnud halvasti, aga on alati võimalik teha heaks. Tammsaare omandamisega halvasti on olnud raamatute järjekord, sest vaadake, kui te loeksite, kui kooliprogramm lubaks lugeda esimesena teist köidet, ehk siis seda lugu, kuidas perepoeg Indrek läks Mauruse kooli, ehk siis Tartu Treffnerisse, siis oleks lihtsam, sellepärast et seal on koolielu, seal on vägevad õpetaja karakterid, seal on palju nalja, ära Maurusele võib raha tuua, kas või südaöösel. Et see esimene köide eeldab seda, et sa oled ise olnud küüsipidi seal mullast tassinud neid kive, soovitavalt oled sa ise sünnitanud ja õudselt palju teinud nii füüsilist kui pere elatamise tööd. Siis sa saad aru, mis pull oli seal esimeses köites. Teise köite pull on lihtne, kool. Kolmandas köites toimuv pull saab kahjuks praegu meile selgeks seoses sellega, et sõda on. Et kolmanda köite peategelane Tammsaarel Tões ja õiguses oli ka sõda. Neljas köide, linn. See on nüüd täpselt see sama, mis äsja filmiks saanud Elus ja armastuses, sama, mis Eduard Vilde Pisuhännas. Sama juhtub ka selles neljandas köites. Karin, Indreku naine, on rikkur Köögertali tütrekene ja esimese põlve suurtöösturid, tõusikud on nii värvikas seltskond, et ka tänapäeval on naljakas nende teemal teha filme ja lavastusi, sest siis Sõõrukas ja Seli ei solvu. Armin Karu ei arva siis, et temast on jutt. Nii on. Et klassika on hea süütu, aga seda tuleb konsumeerida õiges järjekorras ja 5. köide Tõest ja õigusest. Leseks jäänud Indrek teenija tüdruk Tiinaga läheb tagasi Vargamäele. Nii nagu õpetas Lev Tolstoi, ülivõimas vürstkirjanik, kes reaalselt kündis hobusega ja kõndis paljajalu, nii nagu hüüab kartmata olla veider meie prohvet Igor Mang. Eks sellepärast Eesti intelligendid ja haridlased moodustavad ka ökokülasid, õpivad ära päris töid, õpivad ennast päris inimesteks. Et me teame, et on vaja minna tagasi Vargamäele. Sa kohe nii tublilt noogutad. Ja, Mang ütles. Nii. Juures saab seda õppida. Mul on hea meel. Jah. Päris elu. Just. Talu ja pere. Kooma. Põld ja loomad. Kooma. Laste elujõud. Üks sõna. Ja tervis. Oli oluline. Ma salvestan. Keegi siiski küsis armastusest, mõttekriips, Tammsaare ise. Järgnev lause ei ole tsitaat, sest selle ees ega taga ei ole täiendlauset. See tähendab seda, et me ei pea panema talle jutumärke, kas sa soovid paberit küsimuste jaoks, soovid küll. Sa ei pääse. Ega see, et sa juba olid tubli. Ma kirjutasin ära need, mida ma olen lugeda vaba. Kolmas küsimus ootab ka vastust. Ja ma tean, ma mõtlen sellele, ma kuulen sind ja mõtlen. Võt ma selle eest palka saangi, et sa kuulad mind ja mõtled ja oled siit väljudes. Ja väljudes oled parem versioon iseendast, kui siia ruumi sisenedes. Ja, ühesõnaga tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Selle lause ümber meie ei pane sellepärast siin jutumärke, et ta ei ole tsitaat. Ta lihtsalt on niisugune lause.
mida absoluutselt iga eestlane teab, isegi kui ta kuuleb siin ja praegu esimest korda sõna Tammsaare. Ja küll me oleme seda siis väänanud, tee tööd ja näe vaeva, koma, muidu tuleb armastus. Urr! Kas ma võin lihtsalt siin vastuse siia kirjutada või ma kirjutan küsimuse välja? Küsimust ei kirjuta üldse välja, selle tegi Murutar ära, sina kirjutad vastuse. Okei, sai. Kirjuta! Küpses eas kaasamõtlejad, üks sõna, mõtlejate liik, mõistavad koos Tammsaarega, koma, et nii ongi, koma, sest armastust on mitmesugust. Kokku. Tööga tuleb suure tähega armastus, iseenda, kokku, koma, oma kodu ja maa ning pere vastu. Nii on see siin ilmas ikka seatud. See on sõnameistri üks sõna, lemmikväljend, kokku, koma. Kui ta jälgib kõrboja, üks sõna, peremehe, kokku, põhjamaiseid, üks sõna, armudraamasid, kokku või põrgupõhja, kokku, uue vanapagana, üks sõna, tahtmist õndsaks saada. Jah, on need mõlemad raamatu nimed, aga siin nad tähendavad kohanimesid ja tegelasi, nii et me ei istuta mingisuguseid jutumärke siia üldse. Kõrboja ja põrgupõhja on talud ja nii on. Selge see, koma, et nagu Hemingway või Untset, koma, jutustab ka Tammsaare oma enese lugu. Täpselt seda sama teevad Jaan Kross, Kaur Kender, Kertu Rakke, Mihkel Raud, Sohvi Oksanen. Eranditult iga kirjanik räägib oma lugu. Ta ühest küljest kirjutab ennast puhtaks, kirjutab hinge pealt ära, puhastub ja saab sellest leevendust või siis mitte, sest Hemingway ei tervenenud sõja õudustest ja lõpetas Key Westis püssipauguga. Aga seal on nüüd majamuuseum. Ja siis eks me kõiki ju siis punume neid tegelasi ja sündmusi. Moodustame teisi nimesid ja teisi seoseid, et kedagi mitte haavata, puudutada. Ja tänu sellele, et me oma elust teeme materjali, sellest teeme mängu, siis tunnevad meie raamatutes ennast ära hämmastavalt paljud inimesed ja see on võimas. Sina, kes sa alustad oma raamatu kirjutamist, arvesta, et sulle helistatakse. Õukle, sa kirjutasid minust, nagu, kus sa teadsid mu lugu? Kas lubas sul kirjutada minust? Inimesed, kes samastuvad sinu tekstiga, lähevad nii sisse, et neile tundub, et sa temast kirjutasid. Seda hakkad sa neile kõigile ütlema. Jõudu, kallis. No nii. Ta teeb seda aga niivõrd üks sõna, mõistval ja andestaval moel, koma, et mitte üheski tema teoses ei ole klaarimist, koma, kättemaksu, üks sõna ega hinnanguid. Tammsaare ei ütle, koma, et ülemäära, üks sõna, rassivad maamehed, kokku meheliik, on pahatihti kokku julmad või rahast ja mugavusest pimestatud linnanaised, mitte linnal ei ole naine, vaid linnanaine on üks sõna, linnanaised on kerglased. Üks tähelepanek, kui sind kui sind huvitab, siis sa võid proovida ChatGPT-ga. Küsi ChatGPT käest. Sa küsi Tammsaare... Küsi mul omal ka ajud. Mul on kahju, et sul ajud on, sest et see on kohutavalt huvitav, mis asja see Chipi tegelikult ütleb. Sest kui Lisandra küsib, kui Olesia küsib, igale ühele ta vastab isemoodi. Sama küsimus, erinev vastus. Kuidas tõlgendada Tammsaare teoseid noorena ja küpses eas?
võiks olla sinu küsimus. Ja tead, see on jahmatav, mis sealt tuleb. See on huvitav mäng. Jah. No niimoodi. Oi, kui pika hambaga nüüd tšipitavad. Teistes koolides on keelatud. Mina palun, et te prooviksite, mida aga näiteks meil Ülle liitleb ka. Mida tšipi ütleb. Ülle ei luba ka. Lubab ju. Ei, meil ei luba. Sinul lubab jaa, meil ei luba. See on huvitav, sest et vaadake see, ma räägin nagu Lennart Meri, sest vaadake. Tegelikult on niimoodi, et see tšipi robot ei loo mitte midagi uut. Ta võtab kõik, mis seal arvutis, internetis on ja sünteesib. Ta teeb seda paari sekundiga, ta teeb seda eksimatult. Ja ma pean tunnistama, et mõnel juhul, kui inimesel on kas mingi blackout, lihtsalt mõte jookseb kinni, või on tal mõningane düsleksia värk, mis ei ole karistatav, siis talle on see päriselt lahendus, ta saab sealt ju ometi siis päästerõnga seda kasutades. Ta loob koos robotiga ja selleks robot ongi. Ta saab käsitsi kirjutamise rikastava kogemuse, mida meil on ka vaja, sest muidu käsi ei tööta enam meiega koos. Küll Tammsaare praegu imestab, mis teema on. Sest tema kirjutas Hane Sulega ja ta kirjutas hästi tühjas toas Vargamäel, kuna tal oli tuberkuloos, siis ta oli tohtinud olla ruumis tolmu ega mustus, seal oligi laud, tool ja hanesulg. Nii et kui ta nüüd kuulab, mis tšipi värk, siis tal on lõbus. Ta kirjeldab nii, et kõik on selge. Koolon. Mitte keegi ega miski pole üheselt mustvalge. Mustvalge vahel on siide kriips ja ning ega või nende ette, kui ma ei käi. Seega pole trükitööliste üks sõna vaev tähthaaval kokku 1000 lehekülgi, lehekülg üks sõna, ladudes olnud asjatu ega paberipuud üks sõna, tühja raisatud. Just valminud filmis Elu ja armastus trükitööstur Rudolf ikka võidab muuseas Irma südame lõplikult sellega, et ta näitab oma enda öises trükikojas, kuidas laotakse vasekuubikutest tähthaaval paika kogu see tekst vasest, siis võetakse tinamatriits ja siis sõidetakse trükipressiga suure mürina ja paukumisega sellest üle ja valmivad poognate kaupa kas ajalehed või raamatud. Ja teate, see toimus väga hiljuti. Täpselt sama hiljuti, kui oli seina küljes kinni olev kettaga telefon. Muinasjutud meil siin käsil. Nende raamatute juurde pöördutakse üha tagasi, kuna nad on eestlaste portree. Nad näevad meid läbi, ehkki on kirjutatud ammu enne meid. Mis veel sellesse trükitööstusesse puutub, see oli üldse kõige mürgisem. Tinaaurud, vaseaurud ja see oli ka oluline põhjus lisaks pidevale pidutsemisele. Miks Rudolf Ikal olid need apteegikaanid? Need pidid tema pere puhtaks tõmbama, sest ta kartis neid mürke, aga see oli ka kujund mürgine kodanlane. Kirjutatud on sügavalt nagu Oskar Loorits või Uku Masinki meid raku tasandini üks sõna. Lahti on harutanud ja meie depressiivselt töökat olemust arutanud. Uku Masing on pärit siit Raplamaalt, sängitatud Rapla kalmistule, tema maadel. Lilian peab toritõugu hobuseid ja tema majas oli mõnda aega kool, nüüd on seal järeltulija molekulaarbioloog Illar Pata, kes on polümeeripõhise süljetesti autor
Terve maailm sülitab, aga ei tea, kuhu sülitab Eesti teadlane maailma tipp. Milles point? Eestlased ei oska kommunikeerida oma saavutusi. Me kommunikeerime oma sportlasi või siis paneme neile näkku. Me kommunikeerime häda ja õnnetusi, aga meil ununeb ära, et meil on maailma kõige võimsam teadus üldse. Ja sama ala esindaja on Eesti Vabariigi president, veterinaargeneetika suunaline. Loodan varsti teda teile tutvustada. Mõtestatud töö on see koma, mis eestlase püha motivatsiooni püsti hoiab. Põllud pikemaks, koma, majad tuba haaval, üks sõna. Suuremaks, koma, lapsi juurde ja kari arvukamaks. Imelised loosungid, täpselt nii me elame. Kord kuus kõrtsi, koma, kord nädalas kirikusse, koma, kord aastas linna ja töötame aga edasi. 21. sajandil 21 punkt, tulemus on järgarv. Kogunevad punkarid ja teised vabameelsed, üks sõna, Tallinnas Tammsaare monumendi juurde. Ta on omasugune, kokku, aus ja arukas mees. Punkarid ja hipsterid on intelligentsed, ägedad isiksused, vabamõtlejad raamist väljas. Maatriksist häirimatud ja selles mõttes võib vabalt öelda, et nii Lennart Meri, August Kailid kui Tammsaare olid punkarid. Päriselt ka. Ja mina ka. Helistage 51 077 09. Perekonnad, üks sõna, sõidavad suviti Anton Hanseni talu Maile, koma, kus ta omal ajal tuberkuloosi trotsides oma askeetlikus kambris kirjutas. Vargamäel avastatakse igal aastal mõni suurvaimu, üks sõna, lugu, koma, mis tundub iga kord nagu täiesti uus. Igas linnas on Tammsaare tänav ilmselt sellepärast, kokku, koma, et ta on sedavõrd kokku, sedavõrd niivõrd kuivõrd, need kombod on alati koos, sedavõrd tundlik eestlase hinge insener. Sisu ja pinge saavutamiseks polnud tal vaja Juhan Smuuli kombel merele ega Lennart Meri moodi Siberisse sõita. Ei läinud ta koos Tuglasega kuhugi Pariisi ka, et mesid arus ajalehe all tuududa. Selline luuletus tuli praegu just. Kõik koma, mis teda päriselt huvitas, koma, oli siinsamas üks sõna Kodukülas, kokku ja sidekriips tänavas. Ehk siis see on, teate küll, puuduva sõna asendamise sidekriipsti. Koduküla, kodutänav, niisiis Koduküla kokku ja sidekriips tänavas. See tähendab siis kodutänavas, üdini tuttav ja oma. Tagumise koma põhjus on see, et seal lõpeb põimlause kiil ära. Pealause on, kõik oli siinsamas, jada. Vahele pistsime, mis teda päriselt huvitas, sellepärast on sõna huvitas järel koma, sest seal lõpeb põimlause kiil ära. Mismoodi kokku õpetada geeniuse romaanide härra Mauruseid ja ahneid Köögertale tänases päevas? Koolmeistrid, üks sõna ja rikkurid on noortele tuttavad tänagi. Märt Sults, Hannes Tammjärv, teame ikka, miks me ei tea siis. Põlluharimine, üks sõna, koma, karjakasvatus, kokku, koma, käsitsi metsategu, kokku ja kuivenduseks maade kraavitamine, koma, kanga kudumine, üks sõna ning viina ja õlle ise pruulimine võivad praegu näida ürgaegsete üks sõna oskustena. Tegelikult oleme Igor Mangi
ja analüütikute arvamusel tagasi teel, üks sõna, Vargamäele. Nii saab taas olema. Planeet on tühjaks tarbitud ja keskkond kokku äärmuseni kurnatud, tagasi juurde õppides saab ellujääjate üks sõna piibliks, jutumärkide sees, tõde ja õigus. Seal on kirjas, kuidas tulla toime hukas nooruse, lesepõlve, üks sõna, kahe sõnana oleks lesknaise jalakene. Lesepõlve, taudide ja kiskjate, välisvaenlaste üks sõna ja vastiku naabriga. See kõik on olnud ning kordub taas, üha uuena. Uus on hästi ununenud vana, tänu millele eestlased kestavadki. Ja pandi meile tee äärde muuseas järjekordse Rail Baltica viadukti ehitamise tahvlid, nagu te olete märganud. Te sõidate ka ju Märjamaa poolt siia. Ehk siis valmib viadukt novembris 2026. See tähendab, et meie koolitee pikeneb 10 kilomeetrit, et me sõidame siis ümber lennuvälja sealt Varbola tee peale. 99% vean kihla, et seda viadukti nüüd jälle ehitatakse sellepärast, et peab, makstud on ülesanne, aga selle alt läbi käiva Rail Baltica jaoks ei Euroliidul ega Eesti riigil A. Pole raha, B. Kedagi ei ole sõidutada, C. Millekski kuhugi ei ole vaja sõidutada, nii et me ehitame veel ühe viadukti õhku, aga Tammsaare väes ja Koidula vaimsuses me teeme nendest viaduktidest midagi ägedat. Ja sellepärast ma tahan edasi Eestimaal, mitte kusagil mujal, elada, et näha, mis edasi saab. Kohtumiseni!